Tšau, tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna on meil natukene erinev vibe. Ma tahaks teha sellist räägimisvideot. Täna ma tahaksin teiega jagada 5 peamisest muutusest, mida minuga on juhtunud 3 aasta jooksul Eesti elades. Sest see kõlab natukene veider, aga mulle meeldib ise ennega rääkida ja mõtlen, et ma tahaks videovormi sellist asjas nagu üles tähistada. Alustame siis esimesest muutusest. Mina õppisin puhkama, sest mina olen pärit Hiinast. Ja Hiinas on selline konkurenditihe keskkond algkoolis alades. Mulle pidevalt öeldi, et nädalavahetusel on vaja õppida. Tähendab tol ajal, kui ma puhkasin nädalavahetusel, siis ma tundsin sellist süümepiinu, süüdistut tunne, et ma ei oleks võinud puhata. Pärast Eestisse kolimist ma saan aru, et selline work-life balance on tegelikult väga tähtis. Samas kui ka see study-life balance, eks ju. Alguses ma tõesti lähen raamatukokku ja siis ma taipasin, et keegi ei olnud seal raamatukogu, sest kõik on väljas õues elu nautimas. Ja praegu, kui ma puhkan nädalavahetusel, ma ei tunne mitte midagi. Ma ei tunne sellist süüdistust tunne, et ma ei tunne mitte midagi. Mulle tundub, et see on normaalne asi. Sest praegu ma saan aru, et on täiesti okei, kui sa ei tee mitte midagi mõnel päeval. Teine muutus, ma arvan, et minu selline väärtuste järjekord on muutnud. Jälle alates algkoolis, põhikoolis, minu väärtuste järjekorras number 1 asi on kindlasti õppimine. See, et kui kõrge hinne sul on, defineeri mõnes mõttes ka, kas oled lahe inimene. Ja siis ma arvan, et minu peas oligi selline mõte, et kõrged hinne versus äge inimene. Pärast Eestisse kolimist ma saan aru, et mul on siin väga palju häid ägedaid sõpru, ja nad ei ole õppimises eriti hea. Selline mõtteviis hakkas muutma ja väärtus ei tähenda ainult hinded ja saavutusi. Mis tähendab, et tegelikult sa ei pea olema kõige targem, et olla huvitav inimene. Ja mina ka ei pea olla kõige targem, et olla huvitav inimene. See on nii tore asi. Ja kolmas asi. Ma arvan, et minu enesekindlus tuli tagasi. Ma mäletan, et põhikoolis ma olen alati see kõige väiksem inimene, kes istub alati klassiruumi nurgas ega rääkinud mitte midagi kogu aeg. Aga video tehes ma saan aru, et mul on hääl ja seda on väärt kuulamist. Isegi ma arvan, et varem, kui keegi kiitis mind ja ütles, et sa oled nii lahe inimene, ma alati vastasin nagu, ei, ma ei ole see lahe inimene. Et lihtsalt ei, lõpeta ära. Ja praegu ma lihtsalt ütlen, aitäh sulle. Siinkohal ma arvan, et on jälle minu kultuuritaustega seotud, et hiinlasena meil alati õpetati lapsepõlvest, et meil on vaja tagasihoidlik olla, siis kõik on nii-öelda väga tagasihoidlikud. Ega ei tahaks nagu tunnistada, mina olen see inimene, keda sa kiidad. Oh my god, ma ei tea, kas see on liiga filosoofiline teema, aga jätkame. 4. muutus, et ma avastasin, et mulle meeldib sõprustamine kui kunagi varem. Alguses ma olen täiesti inimene, selline introvertne inimene, kes kardab alati uusi inimesi kohtuda. Ma väga kardan kohtuda kas koostööpartnerid või uusi inimesi päris elus. Aga ma arvan, et praegu ma hakkan meeldima selline protsess ja mulle meeldib kohtuda päris elus minu fännidega, minu järgijatega. Ma ei teagi. Mulle tundub, et uue inimesega suheldes on mul alati selline inspiratsioon või selline nagu, ma ei saa öelda õppetund, vaid selline nagu ma saan väga palju uusi info, nagu põnevaid info teises inimese juures. See on nii põnev ja see on lihtsalt nagu mulle meeldib rohkem suhtlemine. Ja ausalt öeldes ma arvan, et gümnaasiumi ajal ma olin päris üksinda. Teen peamist asja nagu üksinda, ma lähen üksinda raamatukokku, ma õppisin kogu aeg üksinda. Mulle lihtsalt ei meeldinud nagu suhelda. Praegu ma arvan, et ma päriselt ei saa inimesteta elada. Ja viimane muutus, see on samuti väga tähtis, et ma saan aru, et mul on õigus valida, kui hea ma tahaks olla. Sest jälle minu varemas keskkonnas oli selline tunne, et ei tohi kunagi olla rahul ja peab kogu aeg edasi pingutama. Ja mul on sellega üks mäletus. Algkoolis või põhikoolis alati pärast eksami küsivad õpetaja meilt, kas keegi on rahul oma tulemustega ja keegi ei tõstnud kätt. Sest nii öelda, nagu keegi ei tohiks oma tulemusega rahul olla. Ma arvan, et ülikooli õppides ma saan aru, et tegelikult igaühel on õigus valida, kui hea sa tahaks olla. Kõik kodutöö ei ole kohustuslikud, kõik kodutööd on mingi nagu lisapunkti ja sina saad ise vabalt valida, kas sa tahaks seda teha või mitte. Kõik on sellega okei. Sa ei tahaks nii palju pingutada ja see on täiesti okei.
ja lõpuks ma arvan, et mina olen praegu minuga, Kaspariga väga rahul. Noh, see ongi kõige suuremad 5 muutust pärast Eestisse kolimist. See ongi natukene, ma arvan, selline filosoofiline video, aga kui sa vaatad praegu lõpuni, siis suur aitäh sulle. Ma arvan, et ma teen kindlasti rohkem sellist video, kus ma suhtlen pidevalt iseennaga, kus ma suhtlen kaameradega, kus ma suhtlen teiega. Ma loodan, et see on teie jaoks ka huvitav vaadata. Ja lõpuks ära unusta panna like'i ja subscribe'i ja ma arvan, et kohtume järgmises videos. Ciao!